Kui Toidupanga igapäevane töö on ületoodetud ja mõttetule hävitamisele mineva toidukauba kokkukogumine ja selle jagamine puudust kannatavatele inimestele, siis paaril korral aastas korraldavad nad ka toidukogumispäevi kauplustes, selleks, et koguda pika säilivusajaga toiduaineid. Seda kõike selleks, et toiduabi oleks mitmekesisem. Toidupank jagab toitu sotsiaaltöötajate nimekirjade põhjal ja läbi heategevusorganisatsioonide. Abi saavad raskustesse sattunud lastega pered, kus on palju lapsi, väikesed lapsed või üks vanem. Toidupank püüab aidata ka lastega perekondi, kus üks vanem on kaotanud töö ja seeläbi perekond on sattunud lühiajalistesse raskustesse. Kohalikke abi vajavaid perekondi saad aidata ise toitu annetades või tulles vabatahtlikuks toidukogumispäevadele, kus kogu töö teevad ära vabatahtlikud. Nii saad sinagi aidata. Töö võib alata, kui plakatid on kogumiskärude külge kinnitatud ja toidukogujad koos kärudega on oma kohad kassade taga sisse võtnud. Toitu kogutakse tavaliselt reedel ja laupäeval ning seda tehakse 2 vahetuses. Vahetuse pikkus on olenevalt päevast 3 kuni 3,5 tundi. Kui oled otsustanud meile vabatahtlikuna appi tulla, siis ootame sind 15 minutit enne vahetuse algust infoleti juures. Seal ootab teid juba vahetuse vanem, kes selgitab, mis tuleb teha ja jagab kätte töövahendid. Olles meile abiks, on sul täita kindel roll. Mina olen vahetuse vanem. Ma vastutan kogu vahetuse töö eest. Kõigepealt jagan kätte punased põlled ja teised töövahendid. Flyeri jagajad on need, kes annavad poekülastajatele informatsiooni ja jagavad toidukogumispäeval flyereid. Aitäh! Toidukogujad. Nemad koguvad poekülastajate poolt annetatud toidukaubad siia kogumiskärudesse. Toidupakkija hoolitseb selle eest, et kõik toiduained saaksid ilusti kastidesse laotud. Vaata, et kastid ei oleks mitte kunagi põrandal, vaid ilusti aluste peal ja täis saanud kastid märgi poe nimega. Tegevused võite ka omavahel ära vahetada. Näiteks võivad toidukoguja ja flyerite jagaja ülesanded ära vahetada. Jõudu! Samal ajal sina, flyeri jagaja, oled juba kaupluse sissepääsu väravatest umbes 3 kuni 5 meetrit seespool ja ulatad siin kaupluse külastajatele flyereid. Kaupluse külastaja poole saad naeratades pöörduda nii. Tere! Täna on Toidupanga toidukogumispäev ja teiegi saate aidata puuduses elavaid lastega peresid. Või nii? Tere! Toidupank kogub täna kaupa puuduses olevatele peredele. Või hoopis nii? Tere! Täna on Toidupanga toidukogumispäev. Ka teie saate aidata. Võimalusi on palju. Peaasi, et sa oleksid sõbralik ja viisakas, vastaksid inimeste küsimustele ja selgitaksid, et toidu annetamine aitab puuduses elavaid peresid. Ära mitte kunagi vali inimesi, kellele sa jagad flyereid ja kellele mitte. Suhtu kõikidesse sisenejatesse ühtemoodi viisakalt. Flyerite jagamine peab toimuma katkematult läbi terve kogumispäeva, sest kui külastajatel ei ole informatsiooni, siis ei kogune kärudesse ka midagi. Mina kui vahetuse vanem aitan sul maha kukkunud, korvidesse unustatud ja kassade juurde jäänud flyerid kokku koguda, sest säästlikkus ja taaskasutus on üliolulised. Toidukogumispäevale võid kaasa võtta ka oma lapse või väiksema õe või venna, sest lastele meeldib ka aidata. Sina, toidukoguja, võtad annetatud kauba vastu, tänad rõõmsalt ja asetad toidu kogumiskärusse. Kui mõni ostja annetab kergesti riknevat kaupa, tuleb seegi vastu võtta ja viisakalt tänada. Pakkija paneb selle kohe eraldi kasti ja see kaup liigub kiiresti külmikusse transporti ootama. Ära mitte kunagi kommenteeri annetatud kaupu. Samuti ära proovi annetajaga lihtsalt semmuks saada. Ära seisa mitte kunagi annetaja suunas seljaga. Ja proovi kõik oma telefonikõnet teha enne vahetuse algust. Toidu kogumise ajal telefoniga rääkimine on ebaviisakas. Kindlasti söö midagi enne vahetuse algust, et toidu kogumine ei tekitaks sinu soovi ise samal ajal midagi nosida. Tulenevalt kaupluse võimalustest võib pakkimine toimuda samas kohas, kus kogumine. Kui kogumiskärud on täis saanud, siis sina pakkija tõstad toiduaineid teise kärusse ja transpordid kaupluse poolt Toidupangale eraldatud kohta. Seal pakid toiduained sorteerimislehe järgi kastidesse, mis kauplus on Toidupangale varem kogunud. Viimases vahetuses saavad esimestena lõpetada flyeri jagajad, olenevalt poe suurusest kuskil 30 kuni 45 minutit enne vahetuse lõppu.
siis jääb neile piisavalt aega, et müügisaali vedelema jäänud flaierid üles korjata ja minna toidupakkijatele appi. Palume kõik töövahendid, flaierid, põlled, käruplakatid ja sorteerimislehed panna siia toidukogumispäevade punasesse kasti. Esimese päeva lõpus palun jätke punane kast infoletti, kus järgmise päeva vabatahtlikel on see lihtne üles leida. Viimase päeva lõpus pange punane kast, aga pakitud toidukastide peale. Pärast toidukogumispäeva lõppu transpordib kohalik toidupank kogu annetatud kauba oma lattu, kus see kaalutakse, ladustatakse ja juba järgmisel nädalal jõuab teie abiga kogutud toit abipakkidesse, mis jagatakse puudust kannatavatele peredele. Aitäh, et oled tulemas toidukogumispäevale vabatahtlikuks. Räägi sellest võimalusest ka oma perele, oma sõpradele, et ka nemad teaksid, kui lihtne on aidata.